Tere! Mina käisin muuseumis. Ühel kunstnikul on üks maja ja ta mõtles, et teeb sellest ajutise tasuta maja muuseumi, mitte ei pane maja kuidagi raha teenima. Noh, eks kunstnikud ongi hullud. Muuseumis olid üleval erinevad tema tööd. Näiteks see siin. Selle töö tegi ta selle jaoks, et varjata naabri koledat maja, mis on tõesti väga kole. Väiksed tigedad plastaknad, mingi värv, mis meenutab surnud kobrast proportsioonist väljas. Aga nüüd oli selle ees hiigel suur maal merelainest. Väga ilus. Ja lisaks oli ta muutunud muuseumiks ka oma elu. Tavaliselt öeldakse, et alles hoida ja mäletada tasub näiteks vanu maale või vanu dokumente, kahureid, kilpe, autosid, ehteid. Aga nüüd üks kunstnik ütles, et tegelikult võiks näha ka tavalise inimese tavalist päeva ja tema tavalist soojamüüri ja tema tavalisi kruuse ja tema tavalist elu. Et kogu see elu, mis toimub suurte sündmuste varjus ja ääres, on tegelikult veel 100 korda huvitavam, kui me oleme seni mõelnud. Tema on üle 20 aasta iga päev võtnud ühe piimapaki ja selle üle värvinud. Täiesti jabur, aga väga lahe. See on nagu mingi totaalne päevik või banaalsuse kroonika või argipäevane rituaal, mis tegelikult on ka nagu kiitus elule ja aja möödumise imetlemine. See on nii sageli kaasasjas kunstis, et kunst ei seisa igapäevaelust kusagil kaugel ja kõrgemal, vaid uuribki seda sama igapäevaelu. Miks? Aga miks mitte? Aga tegelikult juhtus seal muuseumis veel üks asi. Kui seal koha peal olla, siis sa said aru, et tegelikult moodustub sinna mingi täiesti uus kogukond. Ma ei tundnud mitte kedagi neist inimestest, me olime nagu lennukireisijad. Meid ei ühendanud mitte miski peale selle, et meil oli ühine huvi olla sel ajal seal kohas. Ja see oli väga lahe tunne, väga vabastav. Palju parem kui näiteks suguvõsa kokkutulekul, kus sind ühendab mingite täite sugulastega, keda sa pole mitte kunagi näinud, ühine perekonnanimi, aga mitte midagi inimlikku. Aga mis seal muuseumis juhtus? Me hakkasime seal suhtlema. Ühes teises galeriis oli terve sein täis väikeseid raamatuid. Igaüks võis võtta ühe raamatu. Ma võtsin ka. Ühelt poolt oli see nagu vaese mehe hullud päevad, aga teiselt poolt ma tundsin, et siin selles galeriis tekib mingi omalaadne suhtlus minu ja kunstniku vahel. Et on tekkinud olukord, kus ma ei pea midagi tarbima. Ma ei pea midagi ostma. Ma ei pea isegi mitte kuidagi kasulik olema. Ma võin võtta lihtsalt ühe raamatu ja minema jalutada. Või näiteks selline projekt. Kujutage ette, Paldiski, venelased. No ilmselt ei kujuta, te pole seal kunagi olnudki. Ja nad elavadki täiesti oma ette kusagil väikses linnakeses nurga taga ülejäänud riigist kaugel ja võõrdunud. Ja kõik otsused, mis tehakse samuti üle lihtsa inimese pea. Ainult transiit, transiit ja transiit ja transiit. Ja siis 2 kunstnikku võtsid kätte ja otsustasid, et inimesed peavad rohkem suhtlema hakkama, rohkem otsuseid langetama. Ja nad läksid sinna ja ütlesid, vaadake Paldiski venelased. Teie linnast on pärit ka Eesti rahvusliku skulptuuri alusepanija Amandus Adamson. Võiks ju ühe tema töö linna üles panna. Ja inimesed tulidki kaasa. Toimusid arutelud, poleemika, räägitakse, milline võiks olla kodulinna tulevik. Ja kuigi seda skulptuuri Paldiskis pole, oluline on see, et kunstnikud tekitasid suhtluse. Tekitasid päris olukorra, kus lihtne inimene sai oma arvamuse öelda. Meie igapäevaelu on kogu aeg mingite reeglite käsutada ja reeglina on need reeglid pärit majandusest. Isegi inimeste omavahelised suhted on ära määratud selle poolt, mis on kellegi majanduslikud huvid, mis on kellegi majanduslik funktsioon, palju su isa teenib, kellena su poeg töötab, mida, keda ja kuidas tarbida. Ning ei olegi enam võimalust öelda, aga teate, ma ei tahagi tarbida. Ma tahan olla koos teiste inimestega, aga nii, et me ei pea kogu aeg mingeid diile tegema. Ja ma tahaksin vahelduseks ka ise otsustada, mis minu elust saama hakkab. Ma ei taha olla lihtsalt mängukann. Võib-olla kunst ongi veel see viimane koht, kus säärane inimeste vaheline suhtlus on võimalik. Kas pole ilus? Kas pole kurb?